Tere tulemast Tapalinda. Mina olen siit pärit. Siin on minu kodu. Minu lähedased elavad siin. Ja mul on nii hea meel, et ma täna sain siis mõne pere ja mõne lapse päeva teha rõõmsamaks sellega, et siis viisin neile väikse kingituse, toetuse. Tere! Meie tulime teile kingitust tooma. Mul oli võimalus näosaate võiduga anda siis 10 000 eurot hea tegevusse ja sellest pool summast läheb siis Tapa valda. Ja siis teie olete üks pere, keda siis mina toetan ja tulingi teile andma üle siis seda kingitust. Siin on kinkekaardid. Läheme edasi. Ja kokku palju lapsi siis teil on peres siin? Siin peres on 5 last, kellest 3 on jäänud veel alaealiseks. Väga tore. Ja meil on siis niimoodi, et igale lapsele on siis 100 eurone kinkekaart. Need on küll üksteisest, siis võtan siit korraks välja. Need on sellistes 10 eurostes, need peab nüüd lugema täpselt välja, et kellele siis täpselt nüüd läheb, aga eks te siis ema ilusti loeb need ilusti välja. Tuleb mõni mõte, mis te osta tahaksite? Kindlasti voodriga kummikud, mida me oleme juba siin paar päeva otsinud. Väga lahe! Ei mina arvan, et võib-olla riideid. Aksessuaare muidugi. Aksessuaare. Sellised noored neiul on aksessuaare vaja juba. Mis asjad need on siis täpsemalt? Mis on, mida vaja? No näiteks kõrvarõngad ja semused. Aha, selge. Aga sul mõttes, mis on? Ma ei tea, muu pole mitte midagi mõttes praegult. On lihtne olla 5 lapse ema? See on oma tõususi, mõõnasi, aga hästi palju nükes korraliku adrenaliini ja sa tunned, sa jääd vanaks. Tere! Mina Reigo. Ja Reigle. Väga meeldiv. Kas me võime edasi tulla? Ikka võite. Mul on hea meel, et ma saan teile natuke rõõmu täna tuua. Aitäh, see oli väga meeldiv üllatus. Ma võibolla tahan lapsega siia. Ja. Roki, lase kules teha veel. Tema ise ei saa, tema käib abiden ajal veel. Kas sa tead, et mina olen Tapalinna inimene? Ei teadnud. Ei teadnud. Mina olen täitsa Tapalt pärit. Mina olen... Ise nägi teile tema ema? Just, minu ema on algklasside õpetaja, Eerika Tamm, ja mina lõpetasin ka Tapal kooli. Maria, räägi, kus selle koolis sa veel käid tööle tavakooli? Jah. Mina olin kunstikoolis. Mis sulle kõige rohkem meeldib? Kui sulle meeldib pigem saviga seal meisterdada neid nii-öelda tasse ja voolida, neid asju teha või sulle meeldib maalida või mis sulle meeldib seal kõige rohkem teha? Mulle pigem meeldib joonistada ja maalida. Ongi nii, jah? Mis see väike abi teie jaoks tähendab? Ma arvan, et see annab meile väga palju juurde. Mariaga saab minna valida talle vastavaid vajalikke asju, on nii? Kas sul on mingid soovi ka, mis sa tahaksid Põhjakeskusest? Mitte väga. No võib-olla tahab kunsti asju või midagi. Võib-olla midagi Oomipoest? Ma ei tea. H&M-ist? New Yorkerist? Riided on tal ükskõik. On ja mis talle meeldib rohkem? Kunstitarbed siis? Kunstitarbed, neid on kõige rohkem, mida ta alati jõuluvanadki nõudis, et kunstitarbeid. Tere! Tere, ja даже не успел. Tere, kas me võime külla tulla? Võib edasi tulla? Проходите, пожалуйста. Jah, aitäh! Tere! Mina täna külastan siin siis 3 peret. Kokku neid peresid on 29, aga teie kutsusite mind külla, mina tulin täna siis teile külla, nii et aitäh teile ja olge väga tubli. Aitäh, Dana. Aitäh. Мы приехали в марте 22 года. Очень нравится, и мы даже тут останемся жить. Я учу язык. Богдана ходит в Поркуне школу. Ее папа погиб на войне год назад. И помощи у нас нету оттуда, с Украины. Ну, он был водителем, вывозил людей и дрон на машину. На войне тогда? Да. Это очень страшно. Больше года назад было. Как раз вот у Богдана на день рождения, и на следующий день после дня рождения это случилось. Мы собираемся тут и просто за аренду много платим. Мы как-то так от зарплаты до зарплаты, но все равно главное, чтобы был мир. А все остальное можно пережить. Aga tegelikult oli see nii tore ja rõõmus päev.
kõik on väga tublid lapsevanemad, väga tublid lapsed ja kõik pingutavad ja see oli ka printsiip, mille järgi Tapa valla siis sotsiaalosakond otsustas, kellele toetus läheb, et just nendele, kes tahavad ja üritavad oma keerulises situatsioonis hakkama saada. See kindlasti toetab nende igapäeva toimetulekut, nad saavad osta omale vajalikke tarbeid, et me tegime siis niimoodi, et me ei ostnud ise valmis, vaid pered saavad ise valida neile vajalikud asjad. See oli lihtsalt üks väikene kübekene, mis me täna tegime. Me viisime väikese toetuse, selle eest väga, kahjuks nagu väga palju ikkagi ei saa, oleks rohkem. Ja see paneb kohe mõtlema nagu enda nagu isaks olemise rolli peale, et kas ma ikka olen teinud kõike, mis mu võimuses on või olen ma kõike pakkunud, mida ma saaksin teha, sest et võib tulla sisse teatavat laiskust või pealiskaudsust, aga sellised inimesed ei saa olla ühtegi päeva pealiskaudsed ja laisad.